Heal lapsel mitu nime, ütleb Eesti vanasõna. Kaitseliidu küberkaitseüksust nimetatakse rahvapäraselt ka küberkaitseliiduks ja Kaitseliidu kübermalevaks. 15. kuni 17. märtsini toimus Tallinnas Männikul Kaitseliidu küberkaitseüksuses IKT ehk informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendusmeeskondade talgu koos omavahelise mõõduvõtmisega. Peakorraldajateks olid Kaitseväe noored küberajateenijad, kaaskorraldajateks Kaitseliit, Tallinna Tehnikaülikool ning samuti mõned Eesti insenertehnilise valdkonna ettevõtted. Üritus toimus nõndanimetatud häkatoni formaadis, kus kokku tulnud erineva tausta, teadmiste ja kogemustega vabatahtlikud pidid 48 tunni jooksul leidma lahenduse erinevatele tehnilistele ideedele ning midagi ka füüsiliselt valmis ehitama. Kõigepealt toimus aga ideede presentatsioon. Meie võtsime natuke teistsuguse suuna oma Makeatoniga. Me ei keskendu niivõrd pitchimisele, idee müügile, sellele, kas sellest tuleb mingisugune väga hitt-toode, mitte midagi sellist. Me keskendume sellele, et me oleme siin koos, me teeme mingisuguse funny asja ja meil on seda tehes väga lõbus. Uute projektidena võeti ette esiteks virtuaalse inforuumi ehitamine, kus riigi kriisiolukordi lahendavad asutused saaksid interneti või intraneti keskkonnas harjutada omavahelist koostööd ning hinnata infovahetuse efektiivsust. Teiseks, programmiline lahendus laiatarbedroonilt või lennukilt videopildi ja telemeetria näitude edastamiseks kaitsejõudude üksuste staapidesse. Kolmandaks, kõige uudsema ideena, tehisintellekti kasutavate autonoomsete relvasüsteemide ohutuse tagamist võimaldavad mehhanismid. Peale selle, kombineerides arvuteid ja militaarset raadiosidetehnikat, otsiti ka uusi võimalusi turvalise digitaalse andmevahetuse pidamiseks ning erinevate tehniliste sensorite abil vastase asukoha ja tegevuse tuvastamiseks, et meie väejuhtide käsutusse jõuaks õigeaegne ning võimalikult täpne pilt olukorrast. Sellised olid ülesanded, mida noored küberspetsid hakkasid lahendama. Meie eesmärk siin ei ole otseselt äri, kuigi võib-olla mõni teist jõuab kuskile edasi ka kommertstooteni. Aga olles osalenud häkatonidel Ukrainas, Eestis, siis on alati olnud ääretult suur rõõm näha just seda vaba mõtet ja uusi ideid, mida ei kohta just sageli riigihanke protseduuride juures. Kapral Henri Härm on ürituse peakorraldaja. Ta teenib Kaitseväe küberjuhatuse tarkvaraarenduse üksuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuses. Lõpetas enne ajateenistust Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna integreeritud tehnoloogiate erialal ning kavatseb peale ajateenistust minna magistriõppesse Rootsi, Göteborgi Chalmersi Tehnikaülikooli. Mis meid kõige rohkem huvitab, ongi see, et tegelikult tuua natukene seda kaitsevaldkonda inimestele lähedamale, kasvatada seda huvi, näidata neid, mida meie oleme tegelikult õppinud oma teenistuse jooksul ja me tahamegi, et inimesed mõtleksid natukene nende probleemide peale, neil oleks võimalus panna kokku meeskond, kui neil juba näiteks on varasemalt mingi asi pähe tulnud ja siis kõik koos, üheskoos saada natuke juhendamist, saada kohe tagasisidet ja teha oma esimene prototüüp valmis ja siis saada selline väike hüppeplatvorm, kus juba edasi minna. Hackathon, Makeathon, see on suhteliselt kuulus vorm, kuidas üritusi ja tootearendusvõistlusi läbi viia, aga tegelikult just see kaitseväetööstusele ja see küberkaitsele suunatud üritusi näeme, et võiks olla rohkem ja just koostöös küberväejuhatusega, kes tegelikult tahaks natuke näidata noortele ja teistele valdkonnas tegevatele inimestele, et mis on meie võimekused ja soovid ja plaanid tulevikus. Küberkaitse põhineb suuremalt jaolt isiklike kontaktide peal, et selleks, et inimesi tundma saada, on taolised sotsiaalsed tehnilised üritused on väga head asjad. Küberneetika on see juhtimisteadus, küberkaitse on siis juhtimise kaitse. Miks ta oluline on? Meie teadmist, meie otsuseid, meie juhtimisotsuseid püütakse kogu aeg manipuleerida ja oluline on, kuidas nende manipuleerimistega toime tulla, kuidas neid võib-olla vähendada, kuidas nendega hakkama saada päris elus. See on väga tõsine probleem, tähendab, kui me vaatame siin 2011 näiteks oli pahavara nimega Stuxnet, mis ääre pealt oleks tuumajaama õhku lasknud, siis võib-olla, et saadakse selle probleemi olemusest või raskusastmest tegelikult ka aru. Eesti tehnoloogiaettevõtted toetavad Kaitseväe ja Kaitseliidu kübertehnoloogia üritusi meelsasti.
meie põhihuvi, miks me siia tulime, on ühtepidi edendada Kaitseväe ja erasektori koostööd, aga teistpidi ka meie enda inimestele tegelikult huvitavat vaheldust tavaprojektides, et militaarteema alati on ka inimestele huvitav ja põnev, et mis siin nagu toimub. Et selle mõttes selline häkatlon oli meile päris hea võimalus. Ja ütleme teisalt ka see, et ka nüüd ja ütleme täna tulevad siin mõned meie nii-öelda nooremarendajad kohtuma siin Kaitseväe esindajatega, sest Kaitseväel on enda küberväejuhatus ja ütleme meie töötajatele võib-olla kõige huvitavam alati ei ole, kas minna snaiperiks õppima või autojuhiks või tankijuhiks, vaid pigem just siia küberväe osasse tulla vaatama, et mida küberkaitse Eestis tehakse, ehk et sellised üritused annavad ka selle võimaluse meie inimestel tutvuda selliste Kaitseväe kübertegevusega. Eks meie eesmärk on siin ühtepidi see, et need samad meie inimesed, kes lähevad nüüd ajateenistusse ja tulevad sealt tagasi, et nad tuleks sealt tagasi esiteks nagu targematena, mitte ainult, et neil on kord ja distsipliin parem, vaid et ka nende erialased oskused arenevad edasi, aga teistpidi on ka sama, et kui Kaitseväes ikkagi inimesed saavad kes siis 8 kuud, kes siis paar kuud rohkem tegeleda selliste tihtipeale palju keerulisemate süsteemidega kui erasektoris, siis need inimesed kindlasti meile on ka väga väärtuslikud tööjõuturil, et saaks nad tööle värvata. Siin on näha, et antud jagu on võtnud väga halva ringkaitsepositsiooni, saab kohe rühma ülem öelda sellele samale jaoülemale, et mis toimub, ajage mehed normaalsesse positsiooni ja siis on kohe nii-öelda näha kaardi peal, mis positsioonil on jagu asub. Kapral Karl Kama grupi töö tulemust võidakse kasutada aga juba näiteks järgmisel Admiral Pitkar hetkel. Meie probleemiks oli see, et hetkel on suhtlus põhiliselt siis kas käemärkide või siis raadioside või siis puhtalt hüüdmise teel. Et tihtipeale viib see päris suurte kommunikatsiooni siis erroriteni, ja meie siis lahenduseks oleks siis see, et igale mehele anda väikene jubin kätte, et oleks teadlik, kus kohas nii-öelda jaoliikmed asuvad ja siis jaoülemal oleks nii-öelda kergem aru saada, kus kohas reaalselt siis nende jagu paikneb. Kas Kaitseliidus võib ka midagi sellist kasutada või? Jaa, kindlasti, et see ongi mõeldud niimoodi, et saaks õppustel igal pool kasutusse võtta. Eks näis, kuidas sellega läheb, aga hetkel ongi siis esimene prototüübi idee on siis loodud. Kes te eraelus olete? Te olete praegusel hetkel ajateenija, kus kohas? Küberväe juhatuses, et staabi sidepataljonis hetkel. Ja eraelus tegelen IT-ga, programmeerin, samuti mõtlen erinevaid huvitavaid lahendusi välja, olen tudeng. Jaan Piirsalu on endine Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor ja üks Kaitseliidu küberkaitseüksuse asutajaid. Küberkaitseliit on iseseisev üksus, ta on maleva õigustest, nagu ma siin juttudest aru sain, et kas see tähendab seda, et ta võib nagu eraldiseisva malevana ka õppustel osaleda ja nii edasi või? Jah, seda kindlasti, et ta on omaette üksus ja koondab kõrgtehnoloogilisi lahendusi. Aga kui me vaatame, et kus me nagu käime enamik aega, siis me enamik aega käime reservis või kedagi abistamas. Et kas siis tehakse maakonnaõppused ja siis seal aitame neid lünki näidata või täita. Et kus me nagu ise et seisud õppusi on ka, kus me ise päris teeme, aga enamikes kohtades me oleme kellelgi abis. Kas küberkaitseüksused tulevad kõikide malevate juurde või allüksused või kas nad peaksid üldse iga maleva juures olema? Siin Andrus Padar ütles, et Tartus on ta olemas juba, Pärnusse luua. Tartus ta oli esimesena, siis tuli Tallinnasse ja Pärnus on need inimesed olemas, kellega saab luua seda üksust. Et siukseid IT-inimesi, kes tahaksid Kaitseliidus ka selle küberkaitsega tegeledas, neid on nagu igal pool. Ja tegelikult neid peakski igal pool olema, et üks Kaitseliidu eelis on see, et me tõesti suudame terve oma territooriumi ära katta ja igal pool abi pakkuda. Ka Kaitseliidu Tartu malevas on loodud oma küberkaitserühm. Küberkaitseliit sai ikka alguse sellest 2007. aasta pronksiöö sündmustest. Kui need olid toimunud, siis nagu üritati erinevate organisatsioonide kaudu nagu luua mingit püsivat formaatset organisatsiooni. Ja siis nende IT-meeste kokkutulek, mida korraldas CERT voorel, siis nagu käidi välja idee, et prooviks siis teha Kaitseliidu baasil valmis esialgu ühe rühma ja vaadata, kas see nagu välja tuleb.
ja algas siis niimoodi, et korjati kõik need kaitseliitlased kokku, kes olid seal varem olnud kuulipildurid, sidemehed või kes iganes, ja siis üritasime sellest valmis teha esimese küberkaitserühma. Me päris täpselt ei teadnud, mida teha, aga meid päris palju toetas tollane Riigi Infosüsteemi Ameti küberintsidentide käsitlemise osakond. Ehk CERT, jah. Ja siis nagu esimesed õppepäevad ja loengud ja nagu käis nagu rohkem nende juhtimise all. Alguses me mõtlesime ka, et see nagu küberkaitseliit on selline nagu õllejoojate rühm, et käime korra koos kuus saunas, joome õlut, 3 korda proovisime, rohkem nagu ei viitsinud. Ja siis hakkasime nagu jagama üksteisele oma kogemusi ja seni nagu ette tulnud juhtumite lahendamisi, siis päris palju meid abistasid Marilandi mehed ja mingi hetk siis nagu me hakkasime just enam pihta saama, mida see küberkaitse endast kujuneb. Ja siis oli juba Tallinna meeste rühm valmis ja moodustatigi küberkaitseüksus. Minu hinnangul on see sõna küber nagu väga üles haibitud, et kui sa tahad midagi elus saavutada, siis pane igale poole sõna küber ette. Ja siis nagu tulevad need eelarved sulle suuremad ja populaarsust rohkem. Aga mina jätaks küberi selle itimeeste pärusmaaks, et kakkus kõik need propastopid ja infosõjad ikka teistesse domeenidesse. Minu isiklik seisukoht. Lõppenud Meikatoni lõpus hindasid korraldajad ja mentorid projektide inseneritehnilist taset ning nagu kombeks parimaid ka audosustati. Üldvõitjaks tuli võistkond Metsavaht, kes ehitas sõdurisõbraliku seiresüsteemi prototüübi, mis aitab oma salasilmadega täiendada vaatluspostide ja patrullide tegevust välilaagris. Kõiki loodud lahenduste prototüüpe on kavas testida ja edasi arendada tulevastel Kaitseliidu ja Kaitseväe õppustel. Kes jäi kõige rohkem selle üritusel silma mentoritele? Selleks oli võistkond Metsavaht. Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealiku Andrus Padari sõnul oli toimunud Meikaton kui terava mõistuse triumf. 8 ööpäevaks kokku tulnud ligikaudu 80 inimesest moodustatud kollektiivne aju näitas oma tugevust ja suure tõenäosusega on see parem kui meie potentsiaalsetel vastastel. Peamine pikaajaline eesmärk on ikkagi muuta meie oma Eesti riigikaitse tugevamaks. Et kui meil on võib-olla inimjõudu vähe, siis me võimu annab juurde tehnika, erinevad tehnilised lahendused ja Hackathon on üks suurepärane võimalus koos erinevate noortega ja ka vanadega ühiselt midagi teha. Tihti küsitakse, et millega siis küberkaitseüksus Kaitseliidus tegeleb. Et meil on 5 sellist peamist töösuunda, kus siis erinevad vabatahtlikud midagi teevad. Peamine, miks me üldse olemas oleme ja miks me tekkime, on see, et raskel hetkel oleks riigil võtta küberreserv vabatahtlikest spetsialistidest, kes tulevad ja aitavad lahendada sellist suuremat laiaulatuslikumat küberintsidenti, siis kui võib-olla riigi ja asutuste enda jõust väheks jääb. Seda me teeme nii militaarpoole jaoks kui tsiviilsektori jaoks, kuhu kuulud näiteks ka elutähtsad teenused, elektrivarustus, veevarustus, kõik võimalikud muud sidelahendused. Nüüd mitte vähem tähtis on aidata tegelikult tõsta ka meie Eesti elanike küberturvalisusalast teadlikkust. Sest nagu me juba teame vanast Trooja loost, et sul võivad olla väga võimsad linnamüürid ja väga head relvad, aga kui inimesed teevad vea, siis võivad need kõik osutuda kasutuks. Nii et meie üks selline missionäri töösuund on viia läbi või korrada erinevaid selliseid väljaõppelisi või harivaid üritusi, käia osalemas ka meie partnerite konverentsidel, et seletada, mis on see oht ja mis on lahendus. See droon, mida te just nägite, on üks väike pilguheit meie sellisesse 4. operatsiooniliini suunda. See on nüüd tehnoloogia sisse toomine, tehniliste lahenduste kaasamine Kaitseliidu tegevusse ja riigikaitsesse. Me peame tõesti suutma kasutada ära kõik võimalikke tsiviilvahendeid, mis on meil olemas selleks, et siis omal rahulikku elu kindlustada. 17. märtsil lõppenud Meikaton toimus juba 3. korda ja plaan on selliste ürituste sarjaga Kaitseliidu ja Kaitseväe koostöös jätkata. Kust tuleb Kaitseliidu järelkasv? Kuidas tulevaste kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate eest hoolitsetakse? Selgub, et juba maast madalast peale. Kaitseliidu Harju Maleva noorte kotkaste ja kodutütarde kevadlaagris, mis toimus möödunud reedest pühapäevani Harjumaal Kiili gümnaasiumi koolimajas, veendusime taas oma silmaga, et Kaitseliit on tõepoolest kogu pereorganisatsioon, millega lapsed siis kevadlaagris tegelevad ja kes nende järele vaatavad ning neid õpetavad.
Et meil on 10 töötuba ja seal on siis erinevad tegevused. Näiteks õpivad, kuidas telki kokku panna, kuidas lippu heisata õigesti, kuidas näiteks seal õpivad teemärke. Loomulikult meditsiinis on meil peaaegu iga kord. Kus kohast need lapsed valitakse? Nad on üle kogu Harjumaa, et meil on üle kogu Harjumaa väga palju erinevaid kodutütarde ja noortekotkaste rühmi ja saadame nii-öelda selle registreerimise välja ja niimoodi nad tulevadki. Et koos siis noortejuhtidega. Kas lapsed tulevad meelsasti laagrisse või? Jaa, väga meelsasti, et meil ongi väga palju lapsi, et teistes võib-olla nii palju ei käi lapsi teistes ringkondades ja malevates, et meil on tõesti ikka väga-väga palju. Ja vanemad saadavad ka meelsasti oma lapsi laagrisse või? Jaa, muidugi, et meil on kõik tasuta täiesti, et kõik tegevused, kõik toit, kõik transport on täiesti tasuta, et noored tulevad meelsasti ja lapsevanemad saadavad ka meelsasti. Võib-olla mõni lapsevanem hakkab mõtlema selle peale, et Kaitseliit ja militarism ja kuidas sinna oma lapse ikkagi saada, et kas see pole laste militariseerimine. No, ütelge midagi neile. Meil ei ole ainult nüüd militaarne, et me õpime looduses hakkama saamist, me õpime meeskonnatööd, me õpime isamaalist kasvatust muidugi, et selles mõttes, et meil ei ole kõik ikkagi nii-öelda militaar, et noored õpivad siin väga palju erinevaid asju ikkagi. Söögi tegemist, iseendaga hakkama saamist, kriisiolukorras toimetulekut, esmaabi aitama oma kaaslast, vanemat. Muide, Krista Alliku vanaema oli kodutütar eelmise vabariigi ajal. Oleme ka varem tähele pannud, et Kaitseliidu vaimu antakse perekondades edasi põlvkondade kaupa ja enne sõjaaegsete noorkotkaste ning kodutütarde lapselapsed ning lapselapsedki käivad oma vaarisade ja vaaremade jälgedes. Üks inimene võtab 2 karabiini kohta ja teine võtab vastasnurgas. Esimese asjana lähevad nad koos kokku. Kui te olete leiksid, siis on keeruline teostada, aga loodetavasti tuleb välja. Hästi tähtis on see, et see maad ei puudutaks. Seejärel polite need omavahel kokku ja vaatate, et see valge serv oleks väljas. Sattume lipuheiskamise õppusele. Vanemad noorkotkad ja kodutütred on juba nii suurte kogemustega juhid, et õpetavad ise nooremaid. Väljas tibutab veidi vihma, aga sellest hoolimata on lapsed asja juures hingega ja isegi vanematel inimestel on huvitav nende tegevust jälgida. Nüüd tuleb heisata. Ei, siit sa ei saa heisata, vaata. See jääb kõik siia taha kinni. Sa pead siit madalamalt heiskama. Ma juba käisin Osa vanemaid noorkotkad ja kodutütreid on metsalaagris. Nende pealik Mattias Idavain on tulnud korraks Kiili koolimajja oma rühma asju koordineerima. Esimesel päeval olid kõik noored sees Kiili koolis, aga siis hommikus kella 5 läksid siis vanemad noored õue ja nüüd veedavad öö õues ja pühapäeva päeval siis tulevad uuesti Kiili kooli, kus on lõpetamine. Aga nooremad on siis terve aega sees. Te olete noorte instruktor, aga ma vaatan, et te olete ise ka väga noor mees, et kui vanad olete? Ma olen 19 ja just astusin noortkotkastest välja ja hetkel siis kaitseliitlane ja ka noorte instruktor. Ajateenistuse tulete olnud juba või? Ei ole veel. Ei ole veel, lähete? Lähen. Mis teid isiklikult niimoodi Kaitseliitu või nooreskotkaks astuma pani? Ma olin teises klassis, kui käidi meile tutvustamas ja tekkis huvi ja peale seda on aina rohkem hakanud meeldima ja leidsin, et miks just ka nüüd noorte instruktoriks hakata, et nüüd on minu kord anda midagi noortele edasi, et kogu aeg on mulle antud ja et nüüd on siis õige aeg, millal hakkan mina noori õpetama. Mis te päris elus teete? Hetkel käin koolis, lõpetan 12. klassi. Kus koolis? Kuusalu keskkoolis. Koolimaja ühes koridoris käib meditsiiniõppus. Õpetatakse haava sidumist. Kui meil on vaja haavale siis natukene survet avaldada, et see verejooks ka kinni jääks, siis me teeme ka selliselt, et me võtame sidemerulli, kui meil on sidemerulli kasutada, neil praegult on, paneme siia lisaks veel peale. Ja et survet suurendada, siis keerame ka vinti peale. Nii. Ühes klassiruumidest toimub aga kaardiõppus. Need noored valmistuvad suvisteks matkadeks ja retkedeks. Miniernale või Salupere retkele ilma ettevalmistuseta ja kaarti tundmata minna ei saa. Ja me hakkame teid vaatama, kus ei ole
Mis te teete siin? Me hakkame Ootame töötuba. Meisteldama. Ma ei tea. Vist hakkame märke. Koolimaja esimesel korrusel valmistavad väiksemad lapsed teemärke. Teemärgid on sellised märgid, millega noorkotkad ja kodutütred jätavad läbitud matkarajal teateid järgnevatele gruppidele. Koolimaja koridoris sattume juttu ajama ka abielupaariga, kes ütlevad, et kui nad võiksid, siis ainult Kaitseliidu noortega ehk kodutütarde ja noortekotkastega nad tegeleksidki. Ja see on meie elustiil. Me teekski ainult seda, kui saaks kuidagi niimoodi, et päris tööl käima ei peaks. Siis tegeleks ainult noortetööga. See on kutsumus, see on elustiil ja ma ei kujuta ette elu, et ma ütleks midagi muud. See nagu ma ütlesin selle peale, et see on, ma arvan, tulevikus tunduvalt rahulikumalt magada. Sest see järel tulev põlv siis hoolitseb selle eest, et see vabatahtlik töö jätkub ja et noored teevad midagi muud, kui istuvad oma nutiseadmetes ja õpivad midagi kasulikku. Ja neile meeldib, siin on päris palju neid ikka. Mul öeldi praegusel hetkel just enne, kui me kaamera käima läks, et teil on Harjumaa suurim rühm või? Väidetavalt just vabariigi üks suuremaid rühmi on nissirühm, jah. Et seal on 73 noort on nüüd, eile tuli jälle üks juurde mulle, neid pidevalt tuleb juurde mul, jah. Et ju siis neile pakub huvi. Ja teil? Minul on siis 45 noort. Teie olete noortekotkaste? Ja kodutööd, mul on mõlemad rühmas, nii tüdrukud kui poisid, jah. Minul samamoodi, mõlemad, nii noored kotkad kui kodutütred. Kas lapsevanemad võivad täiesti julgelt oma lapsi nendesse laagritesse lubada või? Osad lapsevanemad nüüd juba kindlasti, kes meie lastevanemate laagris on käinud, meiega tuttavaks saanud, organisatsiooniga paremini tuttavaks saanud, nemad väga usaldavad meid ja teavad, kes me oleme ja ütleme siis Nissi ja Kurtna rühmades lapsevanemad üldse ise on hästi aktiivsed, käivad laagrites kaasas, abistavad hästi palju, nii et nemad on meiega hästi tuttavad ja väga usaldavad. Kas soovitate panna vanematel oma lapsi või nooreks kotkaks kodutütreks? Jaa, absoluutselt. Nemad saavad hakkama ka siis, kui nädal aega on elekter ära olnud. Kindlasti soovitame. Jah, need on, soovitame alati proovida, et kõik tegevused ei ole sellised, et ainult käime metsas ja matkame, et on olemas erinevad erikatsed, näiteks on lauljamärk, see on muusikumärk, et kõiki valdkondi hõlmab see, et see ei ole nagu üks hobi, et ei ole ainult matkamine, et sellest on nagu vale aru saame, et on need igasugused siin tantsu mingid peod ja muud võistlused ka, et hästi lai valdkond on. Keskmine see vabatahtlik noortejuht teebki aasta jooksul, kui ära jagada, siis enam-vähem päevas 2,5 tundi vabatahtliku noortetööd. Iga päev. Jah, et kui iga päeva peal ära jagada. Aga see, mis tuleb lastelt tagasi, see emotsioon ongi see, mis kaalub üle iga palganumbri. See on see, mis motiveerib. Nii et ma julgustan inimesi, hakkake noortetööd tegema. See on tõeliselt äge. Väga tänuväärt töö. Piilume ka noortekotkaste ja kodutütarde kevadlaagri kööki. Kiili gümnaasiumi sööklas ja köögis käib Naiskodukaitse kokadeti taaskeldamine. Ära on vaja toita ikkagi 300 inimest. Esimesena hakkavad kaameramehele silma morsiämbrid ja kaneelisaiade mäed. Ja pakkide viisi viinereid, mida üks kokkades parajasti kilest lahti harutab. Mida lapsed süüa saavad? Suppi said näiteks lõunaks just ja kaneelisaiakesed on varsti valmis, nii et praadi, suppi, magustoitu kõike. Meil on superkokad. Ja väga head kokad on. Lapsed kiidavad. Naiskodukaitse kokad või? Just. Ja nad küpsetavad saiakesi, teevad magustoite, laste lemmiktoite, makarone, raekartuleid. Kuidas lapsed aga ise laagriga rahul on? Lapsed, te olete siin praegu selles noortekotkaste ja kodutütarde laagris. On siin hea olla? Jaa. Mis te teete siin? Lõbutseme. Lõbutseme. Põlevad asju käime tubades ja töötubades. Üks väike tüdruk taga ütles, et lõbutsevad nemad. Et kuidas te lõbutsete? No me saame telki kokku panna, siis me on vaba aeg, siis me mängime kulli seal koridoris, mis seal on. Ja rohkem ma ei teagi. Kas isad-emad lubasid teid meelsesti siia laagrisse või? Jaa. Ja ise tulite ka hea meelega? Jaa. Ja kõik olete te siin kodutütred, noored kotkad? Jaa. Kuidas teil siin toit on? Hea.